Tere tulemast tagasi terapeudi juttudesse. tere, tere Eveliine ja tere kõigile teisel pool ekraani. Ja me oleme siis täna kahekesi jälle tagasi siin ja kõigepealt enne, kui me tänase teema juurde läheme, tahaks tänada kõiki, kes meid seni on vaadanud ja kes on ka jaganud oma mõtteid ja sisekõne, mis on tekkinud meie neid videod ja arutelusid vaadates, et suur aitäh teile. Aga siis tänane teema, me mõtlesime Laglega ja otsustasime, et räägiks täna, kuidas regressiooniteraapias käsitleme traumasid. Lagle, võib-olla alustaks sellest, et mis on sinu jaoks üldse trauma, mida see sinu jaoks tähendab, see sõna? Hmm. No kui juba öelda sõna trauma, siis see tähendab minu jaoks midagi sellist, oot-oot, Liis tuleb, siis see tähendab minu jaoks midagi sellist täitsa musta stsenaariumi. Musta Et stsenaariumi? jah, kui põrgatada niimoodi, et kui ütled sõna trauma, siis see on jah, must stsenaarium mulle. Mhm. Mul selle peale läheb kohe mõte sinna, et kuidas Liis jälle lahkus, et kuidas meile metatervises Ave seda traumat käsitles ja mida käsitlevad paljud nagu sellised teraapiakoolkonnad või ravisuunad, mis on rohkem nagu sellised alternatiiv ja täiend ja traditsioonilised meditsiinisuunad või teraapiasuunad, et see on nagu selline, minu jaoks on see nagu šokk, millega inimene toime ei tule. Mingi selline sündmus, mis on nagu justkui suurem ja võimsam kui inimene ise, et ta nagu ei tule toime ja siis ongi küsimus, et kas see mõjub mulle traumeerivalt või mitte ja kui kiiresti ma sellest nagu šokist või sellest raputusest nagu läbi tulen või välja tulen. jah, ta on kindlasti, mis tuleb inimesele väga ootamatult ka, et sa ei ole selleks valmis. Ja isegi kui sa võid mõelda, et elus tuleb ette olukordasid, milleks me võiksime nagu valmis olla, et me oleme mõelnud või uurinud või oleme saanud vihjeid, aga, aga siis, kui see situatsioon on käes, siis see on täiesti ootamatu ja sa ei ole selleks valmis. No, sa oled valmistunud, aga sa ei ole valmis. Jah, ehk siis just seesama on ju, et puudub nagu mingi sisemine, välimine ressurss, et sellega nagu kohe nüüd nagu tegeleda ja toime tulla selle olukorraga, on ju. Jah, Aga siis jah, aga tead, sellel on ka, vaata, kui sa ütlesid, et sisemine, välimine ressurss, et toime tulla, see ongi võib-olla see, et ma võin ju endale seina peale kirjutada, et ma teen seda, aga traumaga toimetulekuks sellest ei piisa. See on võib-olla see, et sa tead, et sa teed vähemalt mingi esimese sammu, et aga see ei ole see, et sa lähed selle traumaga silm silma vastu ja et sa saad aru või sa saad hakkama sellega. Et see esimesed üks, kaks, kolm aitab võib-olla seda, et ma valin sõbra telefoninumbri ja helistan talle ja ütlen, selline jama on praegu. Või on noh, midagi muud, ma teen lihtsalt praegu sellise näite. Aga see üks, kaks, kolm aitab su nagu sellest tardunud olekust välja. Aga edasi on vaja selle traumaga tegeleda ikkagi. ehk sa mõtled sedasama, on ju, et kui midagi juhtub, millega ma toime ei tule, et mis on need abivõtted, kuidas ma iseennast kohe aidata saan, on ju, et kas ma helistan sõbrale, haaran mulle muu üle kõrre, et teen midagi, mis ma tean, mis mind kiirelt nagu välja toob mingist sellisest, kas šokist, tardumusest, ehmatusest, abitu olemise seisundist, on ju.
kusjuures, kui ma sind kuulasin, mul tuli meelde see mõte, mis eile just ühes loengus ilusti tuletati meile meelde, et mis asi on õppimine, et huvitav, vaata õppimise ja trauma, noh, kas ma kogen mingit olukorda traumana või mitte, on tegelikult huvitav seos, et see mõte, et õppimine toimub, kuidas me saame aru, et inimene on midagi õppinud, on see, et kui teda tababki mingi ootamatu olukord, kus ta peab kasutama neid teadmisi ja oskusi, mida ta on eelnevalt nagu justkui omandanud ja kui ta neid suudab rakendada ootamatult, nagu ootamatus olukorras, siis me saame öelda, et ta on midagi õppinud. Ehk siis, kas siis, kui ta näiteks ei suuda seda, isegi kui tal on eelteadmised ja oskused, aga ta ei suuda neid kasutada, et kus siis sealt need piirid näiteks lähevad, et kas see ootamatu olukord jätab temast traumaatilise jälje tema närvi ja emotsionaalsesse süsteemi või mitte. aga tead, ma arvan, et me inimestena oleme nii erinevad kõik, et ma olen seda hästi palju kasutanud ja võib-olla see võib-olla tundub natukene see nagu ära leierdatud, aga tegelikult ongi, iga inimene ongi väga unikaalne. ja, ja see valmisolek ja ootamatute olukordadega silmitsi seista. Tead, ma arvan niimoodi, et iga inimene reageerib niivõrd erinevalt sellele ja see närvisüsteemi valmisolek, jumal teab, kui see oleneb ju trauma sellest sündmusest, mis seal kõik kokku sul trigerdavad. Ja näiteks mina oskan enda kohta öelda, et mina olen pigem introvert ja ma tean, et igasugused sellised ootamatud asjad ma pigem hangun ja ma tean, et minu see, mis seina peal on kirjutatud 1, 2, 3, esimene asi on, et ma pean tegema esimesed sammud. Ja kui ma hakkan juba kehaliselt liikuma, siis see paneb liikuma ka minu mõtte. Ja edasine siis juba hakkab, siis ma hakkan juba korjama kokku neid oskusi, teadmisi, mida ma nüüd, vaat kui me rääkisime ennem, et sa võid olla elu teatud sündmuste jaoks valmis, aga kui nad kätte jõuavad, siis sa saad aru, et ei olegi valmis. Aga vaat siis sa suudad, võib-olla sul hakkavad need killukesed meenuma, siis sa tead, et helista sõbrale, tee seda, küsi abi ja vot siis, et mina tean, et minu puhul on number 1 asi alati see, et ma pean tegema esimese sammu. Ehk saada kuidagi keha uuesti liikuma nagu sellest, noh, nagu sellest tardumusseisundist nagu. Jaa, sest Mhm. ta on ju see, kui ta on ootamatu juba inimesele, siis mis toimub inimese sees? Ta tegelikult, inimesel on hirm, ta kaotab kontrolli selle situatsiooni üle ja tema sees tekib ju see Rooma ja aju see võitle või põgene oma elu eest, mis nüüd toimub. sul on, sa oled täielikult tardunud. Ma mõtlen, et see on hea võib-olla see, kus hakata seda silda ehitama nagu sinna, et kuidas siis mängu tuleb regressiooniteraapia, et kui me teeme vahepeatuse üldse nagu kehameele teraapiatele, noh nagu, et selleks sa tõid selle hea mõtte, et kuidas saada keha uuesti liikuma, onju. Et nii näiteks kehameele traumateraapiates kui ka noh, holistilises regressiooniteraapias üks, mida me teeme, ongi püüda nagu uuesti inimese keha liikuma saada ja nii-öelda taastada nagu keha loomulik liikumisvõime ja nii-öelda nagu see loomupärane olemine, et kõik see, mis on noh, võib-olla kas siis nagu üle pingest või muust asjast nagu noh, salvestunud, lukustunud on ju närvisüsteemi kehasse, füüsilisse kehasse, rakkudesse, et kuidas see uuesti nagu noh, nagu sellest tardumusest, paigalseisust, lukustunud pingest uuesti vaikselt nagu lahti loksutada või niimoodi, et lõpuks siis taastada see loomupärane keha, niisugune voolav, mõnus liikumine. No ja, no vaata, see ongi see, et kuna me oleme
regressiooniterapeudid, me tegelemegi ja vaatamegi inimest ju, et seal on tema keha, tema mõtted, emotsioonid, hing, vaim. Need kõik asjad on koos ja ükski ei eksisteeri ühest sõltumata. Ja praegu sa tõid selle keha meele välja, aga kui nüüd kõik need tasandid kokku panna, et nüüd, kui nüüd hakata liikuma vaikselt sinna, et trauma ja regressiooniteraapia, et jah, mis mõtted sul seal nüüd tekivad, et me peaks nüüd hakkama sinna suunduma? ja et mida siis meie regressiooniteraapias teeme teisiti, kui näiteks need hästi füüsilised, kehalised traumateraapia sekkumised on ju, et mis siis meie puhul on midagi teistmoodi. Mis sul esimesed mõtted tekivad sellega seoses? Mhm. No tegelikult ma enda jaoks olen, vaata, kui inimene võtab minuga ühendust ja ta soovib tulla teraapiasse, siis hea on, kui ma saan temaga vahest telefonis paar sõna eelnevalt rääkida võib-olla, aga see ei olegi alati võimalik. Ja ma olen mõelnud, et see ei ole ka kõige tähtsam, aga see annab lisavõimalust juurde, aga see ei ole kõige tähtsam. Et trauma kliendi puhul mul on oluline teada saada, kas ja kus ta selles traumas praegu veel on. Et minu jaoks on nagu hästi oluline, vot me räägime ka ju, et teraapias me ei hakka regressiooniga tegelema, kui inimesel on akuutne trauma, kui ta on nii selle sees, et ta juba esimesed märksõnad, kui inimene ütleb, et ma ainult nutan, et piisab ainult, et keegi vaatab mulle otsa, ütleb midagi ilusatki juba ja ma ainult nutan. Et sa ei vii teda regressiooniga ega ei hakka uurima neid seoseid praegu. Et minu jaoks ongi oluline, et ma teen endale selgeks, kus see inimene on selles traumas. Kui palju tal on seal hingamisruumi. Et võib-olla ma väljendan metafoorselt niimoodi hingamisruumi, aga vaata, kui sa oled, kui me ütlesime, et trauma on, mis lööb su pildi täiesti sassi ja sa oled selle sees, siis sa oled tartunud ja see hingamisruum on see, et sa identifitseerid ennast selle traumaga. Kõik muu läheb tahaplaanile. Sina ja trauma, te olete nagu üks. Ehk seesama, kui palju tal endal nagu liikumisruumi on Jaa, selle, et kes ma olen ja mis minuga juhtus, et kui need on üks ja seesama ja see on hästi nagu kinni jäänud sinna, siis seal ega ta ei saagi eriti liikuda kuskile jah, edasi-tagasi kõrvale onju. jah. Et saada aru, kui palju ta ise juba on võimeline liigutama ennast Ta on nii ja selle sees, ta on nii selle sees, et tal ei olegi kohta, kuhu ta astub. Ta ei saagi seda sündmust vaadata veel. Ta on ise see valu. Et no mina nimetangi seda, et ei ole hingamisruumi, sest et kui sageli on vaata inimestel see, et ta tõmbab hinge kinni ja ta hoiab hinge kinni paanikas, et mis nüüd juhtub. Sellepärast ma võib-olla olen selle nimetanud selliselt. mulle hästi meeldib see mõte, see hingamisruumi, kui palju sul on hingamisruumi ja mis seal hingamisruumis toimub tegelikult onju. Et üks, mis sa tõid, kui ma siit jälle natuke tirin edasi, et sa ütlesid olulise asja, et noh, et kui inimene mingit laadi tähelepanu peale, et tal nii-öelda avanevad need pisarakanalid ja ta hakkab lohutamatult nutma, et see on üks midagi, mida ka meie tegelikult oma töös ju natuke nagu taotleme või mis on üks osa sellest regressiooniteraapiast, et lubada inimesel lihtsalt olla selle tundega, mis parasjagu on, et ta nii-öelda saaks oma tunnetega täielikult sõbraks ja julgeks ja lubaks endal tunda kõiki neid tundeid, mis tema sees on.
ja võib-olla mida ei ole, kas ta ise endale lubanud, ühiskond on kuidagi signaliseerinud, et see pole okei või nii või naapidi pole okei. aga kui ta saab lõpuks, noh, on see turvaline ruum, kus ta saab oma tunnetega olla ja neid kogeda. ja et vaata, ta saab teraapias terapeudiga koos see olla ja kogeda, aga vaata, inimene vajab ja otsibki ju tegelikult abi, kui ta ei saa aru, kui see trigger, miks ta nutma hakkab, paneb ta sellistesse situatsioonidesse, et see mässib teda veel rohkem, siis kui ta on juba nii ütle, noh, liimist lahti on ka üks väljend, kus see hakkab häirima ja segama ja sa enam ei saa funktsioneerida. See lihtsalt on nii segav. Su Mm. mõtted on kogu aeg ainult selle olukorra juures. Me oleme ju õppinud, vaata, kuidas inimese mälu on, kui sa oled kogu aeg ja kogu aeg sul trigerdab ja su närvisüsteem on kogu aeg ütleme, häireolukorras. Kogu aeg on see, et võitle või põgene, kas ma jään ellu või mitte. Ja me oleme ju õppinud, kuidasmoodi inimene kõik need situatsioonid nüüd, kui tal on see pikalt, ta kogu aeg ju seob kõike toimuvat selle sündmusega ja lõpuks see asi hakkab tal paisuma nagu lumepall. See läheb tal lihtsalt nii suureks. ehk sind kuulates ma sain nagu paar head mõtet, et kuhu nagu fookus tuua on ju. üks on see, et nagu holistiliselt traumatööl on oluline tegeleda siis nii tunnetega, nii kehaga, nii mõtetega kui selleks, kui selle hingamisruumiga on ju, et nad kõik on olulised, et nad kõik oleks kaasatud, et igal oleks oma aeg ja koht ja nagu mõnus järjekord. Ja, Ja see, ma mõtlen, see teine mõte, see, mis sa just alles viimati ütlesid, jah, läks ära, võib-olla tuleb tagasi. et vaata, sa tõid praegu vaata välja selle, et kui tekib see ruum, terapeut, tema on õppinud, sa oled küll kliendiga koos seal ja kuulad ja oledki olemas tema jaoks, aga terapeut on õppinud ka selle, inimene on tulnud ju selleks, et ta vajab abi. Ta tahab, et sa teda toetaksid. Ja nüüd, kui sa lood talle seda ruumi, siis sa sellega annad võimaluse tal vaadata, mis emotsioonid tal tulevad ülesse ja sa hakkad vaikselt seda mitte sa ei lase tal uuesti seda infot kõike läbi elada, aga sa hakkad välja teda tooma, et mis temaga toimub selles olukorras, mitte välja tooma ka, et sa tood, eraldad ta sellest, vaid sa annad võimaluse, et ta hakkab oma olukorda, oma pilti nägema. Ta hakkab nägema, mis temaga toimub, et tal on vaja, et ta, kui ta juba pisikesegi distantsi on tekitanud, et ta saab vaadata seda sündmust, mis toimus, siis ma nimetaks seda juba, et hakkab vaikselt sellest hangunud olekust ära tulema, et ta siit on jälle sammuke edasi toimunud. ehk seesama, oluline mõte igasuguses traumateraapias on ju, et hakkaks nägema, et mitte mina ei ole see trauma, vaid trauma on midagi, mis minuga juhtus või ütleme, mis see on, minu elus juhtus? see on mingi sündmus, millega ma toime ei tulnud või pigem mitte ei toime ei tulnud, see on jälle nagu hinnangu panemine, aga see on mingi sündmus, mis minu elus toimus. Ja, Ja vot ma reageerisin toona niimoodi, sest see oli parim võimalik viis, kuidas ma üldse suutsin selle olukorraga toime tulla. ja, Ja nüüd nagu hiljem natukene distantsilt kõrvalt võib-olla vaadata, ma näen hoopis, mul on võimalus näha nagu teisi nüansse, et mhm. nagu nende, Ja tead, see on, vaata, kui sa ütled seda, et see on ka väga oluline, et ma ei eira ega välista seda sündmust. Et vaata, kui ma räägin sellest ruumi andmisest, siis tegelikult selles ruumis saab nüüd, kui sa oled ta toonud nagu välja, et seda ruumi on tekkinud, siis edasi ongi sealt, et
kas sellist mustrit on sul varem ka olnud? ma ehk olen siis ja, tead, mul on, sa võib-olla mäletad ise ka, vaata kooli ajal meil oli selline ja ma hästi palju seda kasutan ja ma olen ka klientidele seda rääkinud ja see aitab nagu aru saada, mis see muster tähendab. Et ma ei mäleta, kus loengus meil oli, kui oli, et kui on tuuleiil suvel ja sul lendab liivakübeke silma, siis mõtled, oh, tuul oli natuke tugev ja pühid ära või piserdad natukene ja saad selle liivakübeme silmast ära. Siis saad võib-olla sõitvalt autolt kiviga vasta säärt, mõtled ka, et no pagan, et pidi ta nüüd siis kihutama, noh, teed võib-olla endale pai seal jala peale ja lähed edasi, onju. Ja siis sa saad kuskilt mingi suurema tellisega pähe võib-olla, noh, ühesõnaga, et sul järjest see nagu matakas suureneb. Et see on nagu see, et see muster läheb lõpuks niimoodi, et kuule, kas hakkad mind nägema või ei hakka nägema. aga, aga selleni ei saa vaata kohe minna, see võib olla inimese jaoks väga traumeeriv, et selleks peab olema ennem tekkinud see ruum, et üleüldse selleni jõuda. ja ma mõtlen, et võib-olla, mis on ka noh, mille poolest, eks kõik vaata teraapia vormid, neil on väga sarnased jooned, on ju, aga võib-olla, mis tuua siinkohal välja nagu noh, selle erinevuse regressiooniteraapias, et meie jaoks on ju oluline jõuda selle esimese liivatärani Ja. või selle, et kui see lumepall hakkas kerima ennast, et mis see oli kõige esimene sündmus, kus me õppisime, et niimoodi on kõige parem tulla, et nii ma jään ellu. Kuigi hetkel ta päästis elu, ta aitas nagu tervena välja tulla, nii kui vähegi võimalik oli tolles tingimustes. Aga hiljem, kui me jääme seda kordama, sedasama toimetuleku mustrit, siis tingimused on teised. Aga kui on see sisse jäänud see, et ma teen jälle samamoodi, kuigi olukord on teine ja hoopis tegelikult teine toimimisviis oleks kõige edukam või parem või. Ja vaata see, mis sa praegu tõid, vaata siit tulebki nüüd see seos, et üks on see, et kui me leiame selle liivatera alguse, kus see liivatera alguses oli, võib-olla oli veel, et enne liivatera võib-olla oli ka veel midagi, onju. Et see ei pruugigi, liivatera on väga-väga suur asi, see ei pruugigi olla see kõige algus veel. et kui see leida, siis tegelikult läbi selle sa saad nüüd keha kaudu tegelikult see närvisüsteemi ja see psühholoogiline valmisolek üleüldse. Ja kui sa nüüd, ma ma lõpetan selle lause ära, sest mul korraga tekib hästi palju igasuguseid mõtteid ja ma hüppan minema et kui sa tekitad selle närvisüsteemi ja psühholoogilise valmisoleku, siis see omakorda annab juurde ruumile ja nüüd sa saad minna juba tegutseda rohkem emotsioonidega ja nüüd tuleb vaata see regressiooniteraapia võlu, et sa tegelikult point ei ole mitte, et sa selle traumaga hakkama ainult saad, vaid point on see, et sa selle integreerid ja sa sellest kasvad, sest muidu need kivid jäävadki suuremaks minema. See võib olla väga julm, aga regressiooniteraapia erinevus teistega ongi see, et ta seostab keha, emotsioonid, hinge, vaimu ja see on transformatsioon. Ja ongi nagu, ütleme, see võlu ja valu ja ka selline, sealt tuleb see, ütleme, terapeudi ja ka kliendi võime näha detaile ja näha ka puude taga metsa ja metsa sees puid, on ju. Et nagu, ja seda tajuda peenelt, et millal ma olen valmis nagu tunnetega tegema, millal ma olen valmis nüüd oma mõttemustrite või selle nagu
või millal ma olen valmis jah, käitumisega tegelema ja korraks mul siit kuulates tekkis ka vaata taaskord see, et kuidas siis noh, ka regressiooniteraapias ära hoida seda retraumatiseerimist on ju. Ja mis on ka meie võib-olla trump või üks hea asi, mida meie ka regressiooniteraapias teeme, on see, et oma ressursside noh, taaskogumine nendega uuesti ühenduse võtmine, on see siis jõud, on see siis noh, mis iganes. Et kui me siin kohe alguses rääkisime, see välis- ja siseressursid olukorraga toime tulles ei pruugi olla meile kättesaadavad, et siis nagu uuesti ühendada see kättesaadavus selle ressursiga ja kui kliendil on juba noh, nagu see ühendustee taas loodud, siis ta juba ise automaatselt hakkab neid ressursse kasutusele võtma, et noh, nagu uuesti silmitsi seista tolleaegse olukorraga, millega noh, mis oli liiga suur ja liiga palju seda, jah, aga nüüd nii-öelda uuesti päästades, uuesti nagu oma erinevate tugevustega ühenduses olles, nii-öelda nagu uuesti siseneda, vaadata seda olukorda nagu natukene suuremalt, võib-olla tervemini, noh, tervikumana, ja kui see seda saabki kogemust. selles ruumis nüüd olla, et sa teraapiaruum on üks mõiste, on ju, aga tegelikult see on, me jõuame tagasi ka selle usalduse teema juurde, mida me käsitlesime, et me küll võtsime seda ainult väga pealispindselt, aga tegelikult seansside käigus, kuidasmoodi seda ruumi luuakse ja läbi selle tuleb see, mis sa ütlesid, et see ressursside kokkukorjamine, et ma mäletan ühel koolitusel, me olime sinuga seal viimati koos ja ma tõin, sellepärast et ma tahan, ma usun, ma usun väga regressiooniteraapiasse ja ma tahan ka saada endale laiemat pilti alati, et ma saaks aru, mis toimub. Ja ma tõin sellise näite, et väga palju toimub seal ego tasandil tööd. Et see oli nagu egomäng oli, ma vist kasutasin seda sõna. Ja see, kust see mõte, see on see minateadvuse areng tegelikult. Ja ego ongi ju see, kui palju ma olen valmis, kuidas, kui küpselt, kuidas ma reageerin ja milleks ma üldse olen valmis ja milleks mitte. Ego ongi ju see, kes meid kaitseb ja kui see, mis sa nüüd rääkisid, et kui me leiame selle liivatera üles, on ju, tegelikult sa aitad nendel ego osadel järgi tulla, mis on saanud kunagi haiget ja ootavad, et neile järgi minnakse. Ja nüüd, kui see ego on tubli, tugev, siis ta on järgmiseks korraks juba palju rohkem ette valmistatud Mhm. psühholoogiliselt ja närvisüsteemi kehatasandil samuti. Ja samuti ka see laiem pilt, see annab mõistmise ja olukordadega hakkama saamise. ehk see on see koht, kus holistiline regressiooniteraapia või regressiooniteraapia üldse kohtub nii-öelda see kokkupuute või ülekattumise koht ka selle šamanistliku tervenemise maailmapildiga, et kui need on need olukorrad, kus meie mingi hingeosa on kaduma läinud või noh, mingi ütleme, meie hingeenergia, meie noh, mingi osa meist, mis jäi sinna olukorda maha, jah, et selle nii-öelda nagu selle hinge tagasi, sedalaadi hingeenergia nagu tagasitoomine või taasühendamine, ütleme siis niimoodi, jah, sest mulle eraldatust tagasi ühendamine. ja mul on hea meel, et sa selle sisse tõid, sellepärast et ma ise olen mõelnud ja ja ma usun, et see on ka see, et vaata, see ruum saabki sellega tekkida nüüd, et kui palju ja kuidas sa ressurssi või neid hingeosasid tagasi tood, et inimene näeb oma potentsiaali ja oma
oma uusi võimalusi, et ta ei identifitseeri enam ennast selle traumaga. Ma arvan, et sina ja mina, me oleme oma elus sellise asja läbi teinud ja ma olen alati öelnud, kui tuttavad, kes teavad mind, ma olen neile öelnud, ma mitte kunagi ei soovi sulle seda kogemust, aga see kogemus oli see, mis on mu elu nii kardinaalselt muutnud, et teisiti poleks see juhtunud, ainult läbi selle. Aga ma mitte sest kunagi mitte kellelegi seda ei soovi, sest see oli nii valus. eks see on seesama, see kasvupotentsiaal, mis selles olukorras on, mis toona jäi kasutamata, jah, sest see ei olnud võimalik, ei tulnud, noh, meil ei olnud ressurssi sellega toime jah, tulla tol hetkel nendes tingimustes, aga nüüd uuesti see kasvupotentsiaal nähtavale tuua, see ära kasutada. Ja mul tuli ka vaata see mõte, et see oluline mõte võib-olla siinkohal välja tuua, et noh, ka regressiooniteraapia eesmärk ei ole see, et noh, terapeut nüüd tuleb ja kliendi nagu terveks teeb, onju, et see fookus ei üldse seal, vaid pigem nagu eesmärk on seal, et klient saaks taas ühenduse iseendaga ja nii-öelda see loomupärane noh, nagu taasühendamise, taasolemise, taasloomise, endaks olemise protsess ise saaks käivituda, nii-öelda see enesetervendus, see loomupärane jõud taastada, algupärane olemus, see saaks nagu taas nii-öelda sinna juhi rolli. vaata, me peame hakkama otsi kokku tõmbama, aga see, mis sa praegu tõid, ma teeks sellise kokkuvõtte siin, et vaata, vist esimeses saates ütlesin ka, et mis mind regressiooniteraapia juures võlub, et me räägime praegu vaata traumast, me ei rääkinud, mis liiki traumad need võivad olla. Mõne trauma puhul mõni inimene võiks mulle öelda niimoodi, et ta tahaks mu, ma ei tea, kuhu saata, sest see tema jaoks on nii õudne, millega ta peab siin elus leppima. aga mis on selle regressiooniteraapia asi nüüd ja võlu minu jaoks, et vastused on inimese sees ja mitte regressiooniterapeut ei lähe skalpelliga inimese kallale, vaid vastused on inimese sees ja et seda inimest väestada, et ta sellest situatsioonist tuleb välja, nii nagu me juba võtsime kokku, et jah, see trauma on minu elus olnud, aga see ei määra kogu minu identiteeti. Ehk kui me nüüd siia lõppu niimoodi võtaks kokku nii, et mis siis nagu sinu jaoks see kõige olulisem sõnum on, kui sa mõtled, et trauma käsitlemine regressiooniteraapias, mis see kõige olulisem nagu mõte või mis võiks kõlama jääda, mis see võiks olla sinu jaoks? No need märksõnad võib-olla ongi see, et sa oled inimesega selles hetkes, aga sa oled ta kõrval, et aidata seda ruumi luua. Ja kui sa hakkad ruumi looma ja vastused on inimese enda sees. Ehk võtan siit selle või noh, nagu toon selle eraldi esile, et vastused on meie endi sees ja läbi traumatööd, regressiooniteraapias on võimalik need uuesti nähtavale tuua ja nii-öelda nagu avada need lilleaiad, mis on jäänud avamata meie enda sees. Sa hakkasid südameid seal tegema. õisi, need lootusõied või õied. Ja. Aga aitäh meid täna kuulamast. Tänane saade siis tuli selline ja kirjutage meile ikka oma mõtteid, oma küsimusi, oma nägemusi asjadest. Ja väga ootame küsimusi, sest siis me teame, mida me kindlasti järgmine kord saatesse juurde võtame. Aga järgmine saade on ärevusest. See on juba kokku lepitud. Ja meil paar mõtet on, et laual on ärevusest, laual on ka kaassõltuvus ja kui teil on veel teemasid, mida te sooviksite meiega koos mõelda, arutleda, siis andke märku ja hea meelega võtame teie mõtteid
vastu ja mõtleme koos teiega edasi. ja Eveliine, kolmas asi oli ka veel kokku lepitud, see oli, et eraldi teema on, et mille poolest regressiooniteraapia erineb teistest teraapiatest ja see on nüüd kolmanda saatena ka kokku lepitud. Just. Okay. Ja kui teil on muid teemasid, siis andke meile aga teada ja võtame teemaks. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni! Kohtumiseni!